Tallinna kuulsas Bermuda kolmnurgas, kus asuvad koos mitmed lõbustusasutused, panid seal töötanud turvamehed eelmisel aastal mitmel puhul toime räigeid kuritegusid klientide suhtes. Peksid kliente, varastasid ja uimastasid. Seda tegevust menetletakse hetkel kohtus, kuid see ei ole ainukene teada sellest, kus turvatöötajateks on võetud täiesti ebapädevad inimesed, kelledel puudub selleks igasugune õigus. Kui keegi palub mul ette näidata minu kott või ütleb, et ma võin kuhugi siseneda või ei või kuhugi siseneda või pean kusagilt väljuma, siis ma eeldan, et see inimene on ettevalmistatud, kontrollitud, teab, mida ta teeb, ta ei ole kurjategija. Tundub väga normaalne lähenemine ju. Sellise üldise korra ja selguse huvides kehtib juba üle aasta turvategevuse seadus, kus väga täpselt reglamenteeritud kõik tegevused ja kohustused kvalifikatsiooni omandamiseks. Selle kõige eest peab vastutama korraldaja või siis teatud koha omanik, kus turvateenust kasutatakse. Kahjuks on aga väga palju neid, kes sellest mööda hiilivad, näiteks soodsama hinna tõttu. Meil on olemas näiteks ka Facebookis selline vahva leht nagu, mis teile nimi on Altura turvameestele. Altura turvameestele ja loe ja hoia ikka kõhtu kinni, eks ole, mida seal kõike pakutakse ja mis kujul kutsutakse, mis tingimustel, milliste isikuomadusteta, just nimelt isikuomadusteta inimesi kutsutakse lahkelt tööle. Nii et see olukord tegelikult on lahti rullunud meie ees juba üpris ammusel. Või siis on mõisted on täiesti suvalised, et mis asi on see valvur või turvamees või mingi onu Mati kollase vestiga, eks ole, kellel puudub igasugune elustamis või mis tahes muu siis turvateenuse pädevus. Turvateenuse turgu peab kontrollima ja ürituse lubasid kinnitama politsei. Nendel aga tihtipeale jõudu napib. Kuigi turvaettevõtete üle seadus on olemas, siis kahjuks puudub see näiteks lubade kinnitamisel. Eesti 79 omavalitsusest tehakse seda kõikjal praktiliselt isemoodi. Kui ühelt poolt nüüd vaadata nagu ürituse korraldaja vaates, siis tema jaoks on ka väga keeruline orienteeruda selles maastikus. Ja kui ma täna tahan teha üritust Türil, homme kuskil Kiilis, et ta peab teadma, et need nõuded on erinevad, need protsessid on erinevad. Ja teiselt poolt, kui ma nüüd mõtlen ennast kui üritusel kohale mineja, siis ma ei saa küll kindel olla, et igas Eesti piirkonnas on see üritus nii hästi ja hoolikalt ühetaoliselt läbi mõeldud. Kuna järelevalve on ikkagi osutunud praegu väga nõrgaks, siis loomulikult loodust tühja kohta ei salli ja need, kes tahavad susserdada, teha odavamalt, mitte täita neid reegleid, nemad ruulivad. Ja peab vist ära mainima ikkagi, et Põhja-Eesti, Harjumaa, Tallinn, et siin on asjad veits paremini, aga Lõuna-Eesti pool tundub, et on sellist ebaseaduslikku turvaettevõtlust oluliselt rohkem. Olukorra ühtlustamiseks ongi juba mindud seda teed, et saaks olema asjadest ühtne üleriigiline nägemus. On tunda sellist ka võib-olla sellist nagu vastasseisu, et see liik tahab üle reguleerida ja et see selline liigne bürokraatia, aga jällegi, kui me mõtleme, miks me seda teeme, siis me teeme seda selleks, et olekski kõigil ühtemoodi võimalik üritusele minna ja sealt ka turvaliselt koju minna. Nii turvaettevõtete liidu kui ka politsei uurimise all on vähemalt 10 erinevat juhtumit, millest on siis teada antud ja kus on esinenud rikkumised just turvaettevõtete poolt.